Socrative on vahend, millega õpetaja saab väga kiirelt ja kergelt organiseerida näiteks väikeseid teste või saada tagasisidet rühmalt. Kõigepealt tuleb minna lehele aadressil socrative.com ning õpetaja peab kasutamiseks registreeruma. Siin üleval on nupp Teach a Sign Up ja kui me siia peale klõpsame, siis on näha, et siin on vaja sisestada ainult meili aadress ja salasõna ning vajutada nupule Create Account. Kui nüüd on konto loodud, siis saab e-mailiga siia sisse logida. Sisestan oma e-maili. Ja loomulikult salasõna. Nii, ja nüüd olengi ma juba oma toas. Igal õpetajal on unikaalne oma toa number. Seda numbrit on vaja selleks, et kui õpilased tulevad Socrative keskkonda, siis õpilased saavad siseneda siia tuppa või õpiruumi, kasutades seda õppejõu numbrit. Praegu on siin näha, et mul ei ole praegu mitte ühtegi õpilast siin ja mul on siin ka näha, et siin on mul võimalikud testid, et siin on võimalik teha valikvastustega tõene väär tüüpi testi või siis lühivastusega testi. Kui test on loodud, siis testi saab, ma lähen siia natukene allapoole, saab siis käima panna siit Start Quiz nupu alt ja kui ma lähen siia nupule edasi, siis on siit näha, et ma saan nüüd siit valida mingisuguse testi, mis minul on juba valmis ja siis otsustada, et kas ma luban õpilastel oma tempos tööd teha, siis ma valin siit Student Based Quiz ning käivitan selle testi või kui ma soovin ise seda testi tempot kontrollida, siis ma valin Teacher Based Quiz ja nüüd pean ma õpetajana ise klõpsama neid küsimusi õpilastele ette. Nii, läheme nüüd siia tagasi ja vaatame, et kuidas neid teste saab koostada. Nii, teste saab koostada niimoodi, et siin on olemas nupp sõnaga Manage Quizzes. Ma lähen avan selle nupu. Nii, ja siin on siis võimalus, et kas ma loon ise selle testi või siis impordin testi, et siin on võimalik, ma näitan kohe, importida kas mingisugune test, mille keegi on siin Socrative keskkonnas loonud ja jagab või siis saab ka Excelist siia testi importida. Nii, mina hakkan nüüd looma seda testi siit nullist, lähen nüüd siia Manage Quizis jälle tagasi. Nii, ja võtan loo test, nii, avan siis selle testi ja nüüd ta siis pakub mulle, et kas ma tahan nüüd siis alustada siit valikvastusega või siis lühivastusega testi. Mina alustaksin nüüd kõigepealt siis sellest, et ma paneks siia testi nime. Kirjutan siia testi nimi. Nii. Ja nüüd ma siis valin, et missugust küsimuse tüüpi ma lisan, et ma võtan praegu valikvastusega ja siin tekibki nüüd kohe nüüd võimalus, et ma panen siia siis küsimuse, et panen näiteks esimene küsimus. Nii, ja panen siis valikut, eks 1 ja 2 ja ma võin panna siis ka valiku veel 3 ja valiku 4. Et siin on siis nagu näha, et siin seda tõest väära varianti eraldi ei ole, sellepärast, et kui ma valin esimesed 2 varianti, siis ma kirjutangi siia kas tõene või väär, et sellist küsimuse tüüpi nagu eraldi ei ole.
Nii, ja nüüd ma saan siis siit lisada nüüd kohe järgmise küsimuse, näete, tuleb järgmine valikvastusega küsimus, või kui ma seda ei soovi, siis ma saan näete siit nurgast ära kustutada ja siis on siit võimalik siis ka lisada siis ka veel sellist lühivastusega küsimust. Et siia panen siis küsimus, nii. Ja nüüd on siis sellised vastused, kuhu peab trükkima sõna ja ma pean nüüd selle sõna siin ette näitama ja kui mul on mitu õiget vastust, siin on siis vastus ja siis ma eraldan komaga, panen siia vastus 2 ja niimoodi ma saan mitu varianti panna siin. Nii, ja kui ma nüüd soovin, siis ma saan tegelikult siia sellele küsimusele panna või ükskõik millisele küsimusele ka pildi juurde. Valin lihtsalt add image ja nüüd ma siis saan arvutisse choose file abil üles laadida pildi ja see pilt siis ei saa olla suurem kui 2 megabaiti. Nii, vaatame siis, kas ma nüüd leian siit kiiresti mõne pildi ka. Et otsime siit mõne pildi, siis me saame siia vaadata, et kuidas need pildid siia ka tulevad, et võtan nüüd selle mõiste või teekaardi siit. Nii ja pilt tuligi, näete siia, kohe ta nüüd avaneb, läheb natukene aega. Nii. Ja nüüd ta millegipärast ei tahtnudki avaneda, et järsku ta oli liiga suur või vale formaat, proovime uuesti, sest siin saab olema GIF, JPG või PNG. See ilmselt oli nüüd siis mingisugune teine variant, et otsime parema pildi, mis siis nii kindlasti on, et siin see lipp on kindlasti nüüd õiges pildi formaadis, et seda formaati tuleb alati jälgida. No nii, ja nüüd see pilt meil ongi siin küsimuse juures. Ja kui mul siis kõik on valmis, siis ma vajutan siin nuppu save all. Save ja nüüd saatis mu tagasi, siis ma vahepeal olin teinud siia ühe küsimuse. Panen siia veel üks küsimus 2, panen siis vastusteks siin näiteks niisugused vastused. Nii, ja nüüd ta ei lase mul eks ju ära unustada, et ma olen midagi teinud ja pole täitnud. Ja nüüd panen save ja nüüd ta ütleb, et kas ma tahan seda nüüd selles Socrative'i süsteemis jagada, et mina praegu seda ei soovi teha. Et lähen lihtsalt siit välja. Nii, ja nüüd, kui mul on olemas õpilased, siis õpilased sisenevad aadressilt m.socrative.com, teavad minu toanumbrit, sisenevad siia, siis ma saan vaadata, mitu nüüd siia sisenenud on ja saan juba siit küsimuse alt avada selle testi ja siin on veel üks teine võimalus, Space Race, et ma saan selle sama testi, mis mul siin on tehtud, võtan siin mingisuguse demo quiz on, teha niimoodi, et ma jagan näiteks õpilased võistkondadesse, panen neile ka tiimi värvid ja avan selle sama testi sellise mänguna. Ja siin on siis nüüd näha, et kui ma neid küsimusi hakkan siin õpilastele näitama, siis nad hakkavad siit vastama ja siis mida kiiremini nüüd see lennuk siin lendab ja kaugemale lendab, see võistkond on siis siin ees. Et niimoodi ta töötab. Nii, ja kui mul on tegevus lõppenud, siis ma panen siia end activity. Nii, ja kui mul on siis nüüd see end activity tehtud, siis ta pakub mulle võimalust, kas ta saadab mulle tulemused e-maili peale, kas ma laen nad alla endale Excelina ja saan kohe teada, mitu protsenti keegi õigesti või valesti vastas või ei tahagi endale tulemusi teada saada.
nii, jõudu kasutamiseks!